Venemaal läheb olukord aina hullemaks. Krimm oli juba niigi raskes seisus. Ukraina pommitamine RR280 maanteel oli muutnud selle logistilise tuiksoone põrguteeks. Nüüd läheb asi veel hullemaks. Ukraina sihib süstemaatiliselt iga üksikut silda, mis viib Krimmi. Hiiglaslikud tulekerad neelavad need kõik endasse. Varustusmasinaid tabavad Ukraina droonid nagu kärbseid. Vene madu on just pea kaotanud. Ja on üks sild, mida on tabatud tugevamalt kui teisi. See ei ole see, millele sa mõtled. 50 Vene sõidukit sõitsid sellele sillale. Mõni minut hiljem, olid nad kadunud. 11. juunil tegid Ukraina väed seda, mida nad teevad enamiku löödel oma riigi okupeeritud aladel. Nad leidsid sihtmärgid ja saatsid võimsad keskmaa droonid rünnakule. Ainult et seekord oli teisiti. Ukraina ei püüdnud tabada õhutõrjet ega hävitada vägede koondisi. Neil oli sihikule võetud viimane toimiv maismaa sild, mis viis Krimmi. Armjanski ületuskoht Hersoni oblastis on Venemaa päästerõngas. Pärast Ukraina laastavat kampaaniat on see ületuskoht ainus alles jäänud sild, mis annab Venemaa vägedele otsese maismaa tee Krimmi läbi Ukraina. Veokid ja kütuseautod on suunatud ümber sellele sillale, tekitades sihtmärkide ummiku, mis lihtsalt ootasid, et Ukraina droonid need leiaksid. Spoileri hoiatus, Ukraina leidis oma sihtmärgi. 11. juuni ööl lasi Ukraina Armjanski ületuskohas valla surmava droonide tormi. Ukraina sõjaväe esimese eraldi ründepolgu eestvedamisel tegi see rünnak rohkemat kui lihtsalt kahjustas Venemaa viimast maismaa silda Krimmi. See halvatas iga viimase kui sõiduki, mis üritas seda kasutada. Kui tolm oli langenud ja suits hajunud, tulid numbrid välja. Umbes 50 Venemaa varustussõidukit hävitati minutitega. Üks ainus öine rünnak jättis need põlema ainsale Krimmi sillale, mis Venemaal veel alles on. Venemaa oleks pidanud seda ette nägema. Putini käsilased teadsid ilmselt täpselt, mis juhtuma hakkab. Nende probleem oli selles, et Ukraina ei jätnud neile mingit valikut. Ainus põhjus, miks nii paljud varustusveokid üldse Armjanski ületuskohta kasutasid, oli see, mida Ukraina oli teinud mõne päeva eest teisele sillale Hersoni oblastis. Venemaa oli sunnitud oma veokeid ümber suunama või jätma need Hersonisse, kus nad ei suutnud Krimmi varustada. Vladimir Putin võib nüüd soovida, et oleks lihtsalt veokid rahule jätnud, kuid ta ei saanud seda teha. Ta on sattunud Ukraina loodud ummikseisu. Ta peab varustama Krimmi, kuid ei saa riskida kuriteoga, sest Ukraina droonid võivad veokite vastu, mis kõik liiguvad mööda üht marsruuti poolsaare suunas, korraldada tõelise jahtimise. Lõks oli seatud. Ukraina käivitas selle meisterlikult. Et mõista Ukraina viimase käigu geeniust, peame tegema reisi Tšornobõli sillale. Nagu Armjanski ületuskoht, kus Ukraina just hävitas jõhkralt 50 Vene sõidukit, oli ka Tšornobõli sild logistiline arter, mis ühendas Krimmi Hersoni oblastiga. Tegelikult see oli logistiline arter. Juunis toimunud rünnakute seeria põhjustas selle kahju. Nüüd, esimese eraldi ründepolgu komandöri Dmitro Filatovi sõnul, Tšornobõli silda enam ei ole. Ukraina rünnakud silla vastu põhjustasid kriitilise kahju, mis tähendab, et Tšornobõli sild ei suuda enam kanda tsiviil- ega sõjaväeliiklust. Satelliidipildid sündmuskohalt räägivad kogu loo. Enne ja pärast tehtud piltidel näeme, mida kriitiline kahju tegelikult tähendab. Enne pildil on sild terve, järgmisel pildil on see kadunud. Kadunud droonirünnakute tõttu, mida Ukraina on karistamatult läbi viinud. Venemaa on juba paigaldanud ajutise pontoonülekäigu silla asendamiseks. Aga see ei hakka toimima. Ukraina võib seda ülekäiku igal ajal rünnata ja see pole kaugeltki piisavalt suur, et tagada Krimmi varustamine Hersoni kaudu vajaliku liiklusega. Pärast Tšornobõli silla kahjustamist koondas vaenlane suure hulga sõjaväelisi varustust vedavaid veokeid Armjanski marsruudile, paljastab Filatov. Ja see toob meid kenasti tagasi silla juurde, kus Ukraina just rivist välja lõi. 50 sõidukit. Filatov oli selle operatsiooni üks juhte ja ta andis meile huvitava ülevaate sellest, kui kiiresti suudab Ukraina nüüd minna otsuse tegemisest rünnaku läbiviimiseni. Otsuse ja löögi vahele jäi vaid 6 tundi. Me olime juba ette näinud, et vaenlane viib liikluse lõpuks alternatiivsetele marsruutidele. Seega olid operatsioonid Armjanski koridori vastu eelnevalt ette valmistatud, ütleb Filatov. Me ütlesime teile, et Ukraina on sundinud Venemaa väljapääsmatusse olukorda. 11. juunil nägime, kuidas Ukraina sulges lõksu Vene varustusmasinat ümber, kellel polnud muud valikut kui koguneda sillale, mida nad poleks kunagi pidanud ületama. Aga selleks, et Ukraina lõks täielikult sulguks, oli vaja enamat kui ainult Tšornobõli silla hävitamine.
Filatov juhib sellele tähelepanu, märkides, et nüüd põleb Armjanski ületuskohal 50 Vene varustusmasinat tänu teiste üksuste raske töö tulemusena, kes ründasid Mariupolit ja teed Budjanski suunas. See, mida me siin näeme, on surmav koordineeritus. Võime rünnata mitut sihtmärki korraga, sundides Venemaad oma kaitset killustama, nii et nad lihtsalt ei suuda sellega toime tulla. Filatov ja tema üksus kasutasid seda tähelepanu kõrvalejuhtimist ära ning nende droonid tegid oma töö ära. 50 rünnakut on jätnud Krimmi nüüd isoleeritumaks kui kunagi varem. Ukraina on rünnakut ametlikult kinnitanud ja avaldatud on ka kaadrid, mis näitavad, mida nende droonid tegid. Korduvalt näeme videoid, mille on filminud ründedroonid ise, kui nad laskuvad oma sihtmärkide poole. Silad saavad tabamuse. Sõidukid jäävad põlema. Need löögid on täpsed ja mis Putini jaoks veelgi muret tekitavam, need viiakse läbi võtmetähtsusega sihtmärkide pihta, mis näivad olevat peaaegu täielikult kaitseta. Venemaa jaoks on veelgi muret tekitavam see, et see ei ole üksikjuhtum. Ukraina on pidanud sihipärast kampaaniat Venemaa logistika vastu, mille tulemusena purustatakse iga päev varustusmasinate ja kütuseveokite hävitamise rekordeid. 29. mai näis tähistavat Ukraina kampaania algust, kui 24 tunni jooksul hävitati 483 Venemaa varustusmasinat. See oli tol hetkel Ukraina sõja ühe päeva rekord. Sellest ajast alates on Venemaa sõidukikaotused olnud praktiliselt iga päev sadades. 14. juuni on selleks suurepärane näide, kuna UATV teatel jätsid Ukraina droonid põlema 401 Vene sõidukit ja kütuseveokit. Tulekerad on kõikjal Krimmi viivatel maismaateedel ning need avaldavad laastavat mõju Putini katsetele hoida kontrolli poolsaare üle, mille ta 2014. aastal Ukrainalt varastas. 50 hävitatud sõidukit ühel marsruudil on muljetavaldav, kuid see on tegelikult vaid üks esiletõstetud hetk nädalate pikkuses kampaanias, mis on rivist välja viinud tuhandeid Vene sõidukeid. See, mida me just nägime Armjanski ületuskohas, näitab, kuidas Venemaa maksab hinda selle eest, et ta on pidanud oma logistikaliiklust ümber suunama. Aga see pole kogu lugu. Putini jaoks on tõeline probleem see. Ukraina pole hävitanud ainult Tšornobõli silda, mis sundis kasutama Armjanski ületuskohta. 4 Venemaa maismaa silta Krimmi on hävitatud ja see kõik juhtus ühe ööga. Kõige hullem Putini jaoks on see, et isegi mitte Ukraina ei uhkusta sellega, mida ta just tegi. Kuskil Hersonis peidab end Vladimir Saldo, Venemaa okupeeritud oblasti piirkondadesse seatud nukuvalitsuse juht. Kuna ta väriseb hirmust selle ees, mida Ukraina järgmisena teeb, on ta hakanud Telegrammis avaldama, kui ulatuslikud on Ukraina löögid Venemaa logistiliste arterite vastu. Eile öösel ründas vaenlane sildu Põhja-Krimmi kanali kohal Pribžanka ja Mirno lähedal, maanteesilda Perakopi Amjanski maanteel ning silda Stavki küla lähedal, ütles Saldo sotsiaalmeedia platvormil, paljastades Ukraina operatsiooni täieliku ulatuse. Seejärel laskus ta tavapärasesse Vene jamasse, püüdes Ukraina saavutusi pisendada. Ta väidab, et kahjustusi on vaid veidi. Saldo, 50 põlevat sõidukit täielikult purustatud Tšornobõli sild ja teadmine, et Venemaa varustusveokid ei saa ühtegi teed mööda Krimmi sõita ilma, et Ukraina droonid neid sihikule võtaksid, on midagi enamat kui pelgalt mõningane kahju. Hersoni avalik kuberner väitis samuti, et Venemaa õhutõrje hävitas 11. juuni rünnaku ajal 45 Ukraina ründedrooni. Ei sõnagi sellest, kui palju droone need õhutõrjed maha magasid. Võib-olla olidki need kõik Ukraina droonide rusud, mis 11. juuni ööl sõidukeid ja ületuskohti hävitasid. Kas Putini jaoks saab olukord veel hullemaks minna? Kui sa tunned Ukrainat, siis tead sellele küsimusele juba vastust. Lisaks sellele 11. juuni rünnakule sulges Ukraina eelneva 4 päeva jooksul kõik põhjapoolsed teed, mida Venemaa kasutab Krimmi poolsaarele pääsemiseks. On rünnakud Tšornobõli sillale, mida me varem mainisime. Kuid Ukraina tabas ka maismaa silda, mis ühendab Henitšeskit ja Arabati sääre ning see võeti 10. juunil kasutusest välja. See sundis Venemaad suunama liikluse ümber Armjanski ja teise ületuskoha kaudu Perakopis. Mõlemad said tabamuse 11. juunil. Venemaal hakkab aeg otsa saama. Tükkhaaval rajub Ukraina Krimmi mao pead maha. See pea ripub nüüd vaid juuksekarva otsas ja võib mürki võtta, et Ukraina ründab kõiki ülejäänud teid, mida Venemaa kasutab läbi Hersoni poolsaarele, kuni need kõik muutuvad kasutuks. Varsti ei suuda Venemaa sõjavägi enam oma varustussõidukeid ümber suunata. Nad jäävad seisma, kui Ukraina halastamatu ja täiuslikult koordineeritud kampaania Krimmi isoleerib. Aga enne, kui sukeldume sügavamale sellesse, mis toimub Krimmi poolsaarel, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show'd. Kui sa pole seda veel teinud, siis ära unusta kanalit tellida, et sa jääks ilma ühestki meie videost.
Igal Ukraina korraldatud rünnakul, olgu see siis sildade või neid ületada proovivate sõidukite vastu, on oma eesmärk. Ukraina lõikab läbi logistilised arterid, mis varustavad Krimmi poolsaart. Kõik algas R280 maanteest, mida Ukraina muutis suure osa mai lõpust ja juunist Venemaa vägede jaoks tõeliseks teeks põrgusse. See tee kulgeb Venemaa Dooniäärsest Rostovist läbi okupeeritud Melitopoli ja Mariupoli kuni Krimmiseni ning on nüüd enamasti tsiviiltranspordile suletud. Mis puudutab kauba- ja sõjaväetransporti mööda neid teid, siis sel ei lähe samuti eriti hästi. Oma tipul sõitis iga päev üle RR280 maantee umbes 3800 kaubaveokit, mis annab aimu sellest, kui mastaapne oli Venemaa logistikaoperatsioon. Nüüd Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandöri Robert Provdi sõnul on liiklus sellel olulisel maanteelõigul langenud lausa 71% võrra. Venemaa riskib nüüd saata vaid 1100 sõidukit päevas, mitte enam 3800. Sellel on tuntavad järelmõjud Krimmis. Ja see kõik on osa Ukraina plaanist rünnata sügavale Vene tagalasse, et halvata logistiline võrgustik, mis võimaldab Putinil poolsaare üle kontrolli hoida. Nagu Sõjauuringute Instituut ütles 12. juunil, põhjustavad jätkuvad Ukraina rünnakud Vene varustusteedele tõenäoliselt laiaulatuslikke mõjusid lahinguväljal ja võivad raskendada venelaste ettevalmistusi pealetungioperatsioonideks. GLOC tähendab maismaa side- ja varustusteid ning see näitab meile, et Ukrainal on veel üks mõõde – Ukraina keskmaa rünnakud. Kui veoautod põlevad ja teed on läbi lõigatud, hävitab Ukraina ka ühendusi Krimmi ja okupeeritud alade vahel. See on isoleerimine ja see töötab. Ukraina tulekerad ei pea isegi Krimmi sees olema, et poolsaarel olevad Vene okupandid valu tunneksid. See, mida Ukraina praegu teeb, on palju targem kui lihtsalt Krimmi pommitamine rakettide ja droonidega, kuigi seda tehakse endiselt palju. Me nägime seda ööl, mil rünnati 50 Vene sõidukit ja 4 maismaateed, kui Sevastopoli sadamalinna avalik kuberner Mihhail Razvozajev väitis, et sadama õhutõrje tulistas 11. juuni kella 22 ja südaöö vahel alla 32 drooni. Kui me Venemaad tunneme, siis alla tulistatud tähendab, et vähemalt osa neist droonidest tabas sihtmärke. Aga kui jutt käib Krimmi maismaateedest, siis Ukraina viib läbi metoodilist ja hästi läbimõeldud kampaaniat. Ukraina jaoks ei saa sõda Venemaa vastu kunagi tõeliselt läbi enne, kui Krimm on tagasi võetud. Aga otsene rünnak poolsaare vastu oleks enesetappelik, isegi nii sügaval sõja sees. Ja Venemaa on 4 aastat end kurnanud, kui ta on oma hambaid Ukraina kaitse vastu murdnud. Nii et Ukraina ründab kaugelt. Krimmis, Krimmi ümbruses, iga logistilise arteri vastu, mis poolsaart varustab. Kui üha rohkem teid hävitatakse, sillad lõhutakse ja sõidukid põlevad, siis laskemoon, kütus, varustus ja tarbed, mis liiguvad Krimmi ja okupeeritud alade vahel, jäävad seisma. See on Ukraina strateegia geniaalsus. Ukrainal ei ole vaja Venemaad välja sundida sõdureid saates. Ukraina muudab Krimmi hoidmise idee Putini jaoks täiesti võimatuks. Ja praegu on Venemaa haare Krimmi üle nõrgem kui kunagi pärast poolsaare okupeerimist, kuna Ukraina keskmaa rünnakute valu levib. Ukraina on loonud logistilise blokaadi, kasutades keskmaa droone, sealhulgas USA's toodetud Hornetit, mille tegevusraadius on umbes 150 kilomeetrit. Need droonid on pidevalt otsingu- ja ründeoperatsioonidel, hõljudes Vene varustusteede kohal ning valmis sihtmärke tabama. Ilmuumas on ka teised droonid, näiteks Morrigan, mis suudab startida ilma lennurajata, võimandades Ukrainal võimalustele veelgi kiiremini reageerida ning vähendades samal ajal riigi droonioperaatorite riski. Oleme näinud mõju RR280 maanteel, kus Vene sõjaväeliiklus on aeglustunud roomamiseni. Kuid Ukraina keskmaadroonid põhjustavad probleeme ka teistes okupeeritud piirkondades, näiteks Luhanskis. Seal alustas Ukraina 3. armee korpus õhurünnakute kampaaniat, mis on sisuliselt andnud neile kontrolli suure osa õhuruumi üle, ühe kõige olulisema Donbassi piirkonna kohal. See kontroll võimaldab korpusel korraldada rünnakuid, mis on sarnased nendele, mida näeme maismaa sildadel, mis ühendavad Krimmi Ukraina mandriosaga. Veokeid ja teid hävitatakse kogu okupeeritud Ukrainas. Mõju rindesõduritele seisneb selles, et nad ei saa seda, mida vajavad, et alustada rekordarvulisi rünnakuid, mille kaudu Putin usub, et Donbassi jõuab suvel Venemaa kontrolli alla. Krimmis põhjustab Armjanskis hävitatud 50 veokit koos sadade teistega, mida Ukraina iga päev okupeeritud aladel hävitab, tohutuid kütusepuudusi. See on valu, mida Ukraina toob poolsaart okupeerivatele venelastele ilma, et peaks neid otseselt ründama.
11. juuni raportis, mis avaldati vaid mõned tunnid enne seda, kui Ukraina Armjanskis sõidukid hävitas, teatas Reuters, et kütusejaamad üle kogu Krimmi olid Ukraina logistilise blokaadikampaania tõttu Venemaa kütuseveokite vastu täiesti tühjad. Väljaanne väidab, et kohapeal Sevastopolis viibivad tunnistajad teatavad, et tanklad ei piira enam lihtsalt kütusemüüki, vaid on täiesti tühjad ning viimane töötav tankla asub kuurortlinnas Jevpatorias. Ei lähe kaua, kuni ka see tankla tühjaks saab. Ja kui see juhtub, ei saa Krimmi tsiviilelanikud enam tööl käia ega reisida, mis häirib oluliselt igapäevaelu poolsaarel. Krimmi olukord on juba paar nädalat teada olnud, kuid kuna Ukraina jätkab Vene logistika ründamist, levivad kütusepuudused. Kyiv Posti andmetel teatatakse nüüd kütusepuudusest umbes tosinast Venemaa piirkonnast. Moskva väidab, et süsteemset probleemi pole. Aga probleem on olemas. Ukraina hävitab Venemaa kütusevarusid, hävitades veoautosid üle kogu okupeeritud territooriumi. BBC teatas 8. juunil, et Venemaa kütusekriis süveneb ning Krimmi kohalikud hakkavad tegema seda, mida Putin kunagi ei taha, rääkima avalikult kahjudest, mida Ukraina põhjustab. Ma käin nüüd jalgsi tööle. Muidugi on see vähem mugav kui autoga sõitmine, aga pole suur probleem. Kõik, mis mul nüüd teha tuleb, on hobune osta, ütles üks Simferopoli elanik BBC-le selge irooniaga. Õnnitlused, Putin. Sa oled pannud oma rahva ihaldama keskaegseid transpordiviise. Isegi üks Krimmi poolsaare tähtsamaid tuluallikaid ei too sisse seda, mida peaks. Turism poolsaarele on languses ja suur osa põhjusest on see, et reisijad ei tea, kas nad saavad Krimmis ringi liikuda, kui nad kohale jõuavad. 11. juuni raportis avaldas Novaya Gazeta, et iga 2 Krimmi reisi broneeringu kohta tuleb 10 tühistamist. Hotellibroneeringud on vähenenud 3% võrra ja tühistamised on kasvanud 79% võrra. Autod, bussid ja rongid, mis igal aastal inimesi Krimmi toovad, ei ole enam usaldusväärsed, seega loobuvad Vene turistid poolsaarast massiliselt. Miks see oluline on? Venemaa jaoks on suvine turism Krimmis oluline osa sellest narratiivist, mida Putin soovib poolsaare kohta kujundada. Kui tsiviilisikud kogunevad Krimmi, et nautida rannikut ja sooja ilma, saab Venemaa teeselda, et olukord Krimmis on normaliseerunud, et Venemaal on nii suur kontroll, et tema inimesed tunnevad end sealt turvaliselt, isegi pärast enam kui 4 aastat sõda Ukrainaga. Propagandamaasin töötab ja illusioon luuakse. Kuid kui turistid loobuvad oma Krimmi puhkuseplaanidest, puruneb illusioon. Taktikalisel tasandil on Ukraina löökide eesmärk võtta Venemaalt kontroll Krimmi üle, isoleerides poolsaare. Kuid just sellised propagandavõidud teevad selle eriti selgeks. Aeglaselt, kuid kindlalt libiseb Putini haare poolsaarel, mille ta 2014. aastal ebaseaduslikult annekteeris, käest. Ja me näeme kontrolli kaotust Vene riigitelevisioonis. Kiievi Posti andmetel tunnevad kremlimeelsed propagandistid Vene riigitelevisioonis nüüd vajadust Krimmi olukorda käsitleda. Vladimir Solovjov, kes on juba pikka aega olnud üks Putini suurimaid toetajaid, ütles oma vaatajatele otse-eetris, et Ukraina lõikab aktiivselt läbi Venemaa logistikat poolsaarele. Solovjov on paanikas. Ta usub, et Krimmi võib olla tulemas suuremahuline dessant, mis võib kogu Vene süsteemile anda laastava šoki. Kas see dessant tuleb või mitte, ei oma tegelikult tähtsust. Oluline on see, et paanika mürgitab propagandat. Mida Putin peab nüüd tunnistama, on see, et poolsaar, mida ta on nii kaua trofeena esile tõstnud, on muutunud silmuseks tema kaelas. Iga kord, kui Ukraina hävitab silla või tabab Krimmi suunduva varustusmasina, tõmbub see silmus koomale. Nüüd seisab Putin võimatu valiku ees. Kas ta jätab oma pea silmusesse ja lämbub, täpselt nagu okupeeritud Krimmi varustusliinid? Või tõmbab ta pea välja ja loobub poolsaare kontrollist? Putin peab kiiresti otsustama. Ukraina ei kavatse lõpetada oma keskmaa rünnakuid, jätkates strateegiat Krimmi isoleerimiseks, et sundida venelasi taanduma. Üks asi on kindel. 1,5 miljonit okupanti Krimmis kahetsevad praegu oma otsuseid. Hoiatuslask, mis tehti Tšernobõli silla pihta enne Ukraina 11. juuni rünnakuid, oleks pidanud olema kuulda võetud. Ukraina esialgsete rünnakute kohta silla vastu ning täiesti uue drooni kohta, mis oli selle sündmuse tõeline staar, saate rohkem teada meie raportit vaadates. Kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et ei jääks ilma meie järgmistest videotest. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!